tulemast. Rama siin, Katrin ka. Olime suunatud eile õhtul välja laduma kaardid. See sõnum siin ja praegu. Ja ega ta ei ole muutunud. On järgmise päeva keskpäev ja nüüd loeme ta sulle edasi. Sõnumid algavad meil Luna poolt. Luna väga konkreetselt suunab tagasi vaatama meid seda viimast portaali, kus just nimelt see loovkuu ütles meile, et see, kes on elanud, see testib meid praegu siin reaalsuses iga päev väikestes detailides jälgi. Sest ta kordab meile, et meie pühendumine oma teekonnale on testitud. Ja see on pidev testimine praegu, eks ju, selles üleminekus. Me ei saa teisiti muutuda. Me peame läbima neid teste, et tõusta järgmisele tasemele. Ja see põhisõnum viimaste kuude jooksul näita maailmale päris ennast. See täiskuu veevalajas vaatab mulle siin otsa. Ta on tulemas, eks ju. Selle kuu lõpus on meil täiskuu veevalajas. Kui päike on lõvis, on kuu veevalajas vastasmärgis. Ja see oma korda kinnitab, kordab, toob meie tähelepanu sellele, et ei saa ennast peita. Ei saa mängida kedagi teist. Vaid sa oled siin selleks, et maailm näeks päris sind. Sulekene tuli ka meile ja ma isegi ei tea, kelle sulekene see on. Igal juhul ta sädeleb, sätendab. Minu teada, no võib-olla on Perla sulg. Perla kõige tõenäolisemalt, sest teistel kellelgi pole ei halle ega valgeid. Ja see on mõlemat värvi sisaldav, nii et usun, et Perla on meiega siin. Ja see ingli aura. See, millest me läbi läheme neid teste läbides, see on see sauade 10, aga nagu sa näed siin see sauade 10, see ei ole see raskuse vedamine enam, eks ju. Kuuloomise portaalis Luna ütles meile, et need raskused, neid ei ole vaja kanda, eks ju. Ta kordab kogu aeg meile seda. Me oleme suunatud just nimelt praegu siin selles kaoses, ükskõik millist kaost sina selle sõna all enda jaoks tõlgendad või läbid, sest see väljendub igal ühel omas väljas ja omas pildis. Kelle jaoks süsteemi kaudu, kelle jaoks energeetiliselt läbi tema kehamasina tunnete, tajude. Me oleme nagu kinni seotud silmadega, sest et me ju reaalsuses, selles meile teada olevas reaalsuses ei näe nii paljut, mis toimub meie ümber. Ja me peamegi usaldama seda teekonda, et astuda neid samme. Mis siis, et me ei näe? Mis siis, et me ei tea, kuhu me läheme? Meie ülesanne on hoolitseda oma tunnete eest. Et me liiguksime mööda seda pimeduses kobamist, usaldades kehamasina tundeid. Keegi ei taha, et ma sulle seda informatsiooni jagan, ma võtsin kohe niimoodi.
Niimoodi pannakse kõri kinni. Mäletad, kuu loomise portaalis oli meil laua peal 2 armastuse kuningannat, seda emotsioonide valitsejannat, seda tunnete valitsejat. Ja just nimelt, palun lubage mul rääkida, just nimelt teda peame me usaldama enda sees. See tunnete valdaja ja haldaja, mida paremini sina oskad kuulata oma keha, seda kergemini sina läbid seda teekonda. Mida vähem sa allud ümbritsevatele testidele või kui sinust on saanud juba see meister, tervendaja, enese tervendaja, me oleme kõik siin, et ennast tervendada, mitte kedagi teist, vaid ennast läbi oma sageduste tõstmise. Jagame me seda ka teistele. Ja täpselt seda sama teeb meile praegu see meie päike. See päike, kes hoolitseb selle rõõmsa looja alge eest, kes terveneb siin, see tähesaadik selles mängus, kes on tulnud seda transformatsiooni teekonda läbima. Kui päikest päeva jooksul ei ole ja ta korraks ennast näitab, mis sa arvad, kas see hetk teil ühinemisega on seda väärt või mitte? Ehk siis, kas sina leiad oma väga hõivatud elust selle hetke, et korraks minna välja ja tunda päikest oma nahal? Kas või minuti, kas või 10 sekundit. Kas see on seda väärt? Sa ei tea, millal sa jälle teda näed. See on just see, mida meid on suunatud tegema. Kui on vihmased päevad ja ta korraks tuleb kuskilt pilve tagant välja ja me oleme suunatud jooksma välja ja seisma seal keset õue, et ennast laadida. Sest see ühistöö kannab meid edasi. Me kõik oleme osa sellest suurest valgusest. Tulnud siia, et lasta temal meid juhatada. Juhatada seda mängu koos maaemaga, eks ju, ja see sageduste muutmine, mis toimub praegu. Sõna otseses mõttes see on kosmiline kingitus nii maaemale kui meile, kes me siia oleme seda teekonda läbima tulnud. Ja see teekond viib meid läbi selle väikese värava seal. See külluse kingitus, see, mis meile antakse läbi sageduse muutmise, see ikkagi suunab meid, eks ju, sellele pooluste muutumisele, mis on käivitunud, suurele päikese plahvatusele, mis on käivitunud. See ei ole üks sündmus, need on need järjepidevalt kasvavad päikese plahvatused, järjepidevalt kõrgema sageduslikud plasmasaadetised, kosmiliste energiate pilved ja saadetised, mis meie poole tulevad. Ja sa näed kogu selle sümboolsuse juures, see värav on suhteliselt väike kõik selle kõrval, mis meile antakse. Siit tuleb läbi minna või läbi tulla, et saada osa sellest, mis on meie poole teel. Mis on meie poole teel? See õnnelik kodu, see õnn ja rõõm, see
see on sauade 4, see on see üks õnnelikemaid kaarte, eks ju, see on see ühinemise, kokkutulemise rõõm. Uue pere loomine, uue kogukonna kogunemine, laste sündimine, uue loomise algus. Ja kõik need tervenenud, eks ju, tervenenud valgusolendid, need tähesaadikukesed, kes on jõudnud oma karika täitmiseni, lubavad jõel ennast kanda sellel energeetilisel vool, mida üks puhas vastuvõtja saab lubada, ennast kanda sellel vool. Jõuavad kokku oma unistuste täitumiseni. Siin on 9 karikat, see on unistuste täitumine. Igaüks toob meist ühe juurde. Sellest saab see meie uus ühisus. Igas päevas, kui sa tunned ennast natukene kas kehvemini, nõrgemalt, jõuetult, võib-olla valudega, võib-olla isudega või isutusega, võib-olla tabavad sind tohutud energiavood, mis suunavad sind ei tea mida tegema, ei tea kuhu see energia panna. Eks ju, see võib olla üks korralik üles-alla kukkumine ja tõusmine. Tõusmine ja kukkumine. Tuleta meelde just nimelt kõike seda, miks me siia oleme tulnud. Tuleta meelde seda, kuidas laps õpib käima. Me ei ole veel selles käimise faasis. Me oleme alles selles faasis, kus me oleme sellest üsast väljumas. Me oleme sünnitusteedes. Joome. Sünnitusteedest väljumine on suur töö. See on täielik keskkonnamuutus ja vahetus, eks ju. See on ühest keskkonnast väljumine ja tulemine teise. Läbi usalduse. Sünnime me siia maa peale, läbi vee. Ja hakkame tundma, elama, kujundama reaalsust. Need esimesed hingetõmbed on väga valusad, füüsiliselt. Aga nad ei ole ületamatud ega talumatud. Ja meie maandumise hetkest juba oleme me seotud erinevate valutunnetega. Ja kõik selle parandab aeg ja päike ja vesi. Mitte niisama ei puhuta meile peale, kui midagi on juhtunud. Tulebki puhuda, see on energeetiline tervendamine, teadlik tervendamine, mis on antud lihtsalt edasi meie esivanemate poolt. Kas ta on täna veel käibel? Ma loodan väga, et on. Põhisõnum selle sõnumi juures on see, et mäleta, miks sa siin oled.
kui sul on raske, siis tea, et sa ei ole üksi selles, vaid me oleme ühiselt seda läbimas. See kokku tulemine, see toetab meid kõiki. Aga see teekond, et kokku jõuda, on eraldi läbimiseks igalühel endal. Ehk kui sul on raske, hinga. Leia üles vesi, leia üles päike. Tunnusta ja täna nii teda kui seda kogemust, milles sa oled. Ja näita maailmale päris ennast. Tea, et sa läbid ainult teste. Ja kui need testid on sulle antud, usalda, et sa oled tugevam. Sest muidu neid sulle ei antaks. Jah. Järgmise korrani, armas. Namaste.